Mina sain juba targemaks, ma mõtlesin selle peale, kuidas mingis faasis ma heli ette kujutan niimoodi kuskil ringi kulgedes ja mõeldes selle teose peale. Ma tõesti pean ütlema, et ma ei ole mõelnud selle peale, et milline kaja mu peas parasjagu selle heliga kaasneb. Et kui arvuti taga olles on väga lihtne, sa saad määrata protsendi, millises ruumis sa oled, siis tõesti ma peas seda tegelikult tihtilugu teinud ei ole, nüüd ma hakkan tegema seda. See on hea õppimine siin. Aga nüüd järgmisena kõneleb meil professor muusika ise. Ja me selle muusika kohta enne rohkem ei ütlegi, kui ütleme tema pealkirja. Ja kui te väga hästi kuulate, siis te võib-olla saate aru, et miks see muusika siin kõlab. Selle pealkiri on RED 1 ehk siis RED 1. Need tähendavad reverberatsioon, eko ja delay. Mis see 1 tähendab, sellest me räägime pärast. Palume muusikal sõna võtta.
Aitäh! Nii, Sander oli nõus kohe küsimustele vastama, mitte kulutama aega pikale loengule. Ja me lubasime sellest teose tekkeloost alguses rääkida. Mis vahe on üldse reverb ja eco nendel kahel üsna sarnasel sõnal? Ma küsikski seda. Pigem on eco vist sarnane hoopis delay'ga. Okei. Et eco on siis selle sama heli alge kordamine järjest. Aga sellest teosest nii palju, et see põhineb Linda Madaliku töödel viimase vist 20 aasta jooksul või isegi rohkem, mida on salvestanud erinevates kontserdisaalides, võimlates, stuudiotes, you name it, põhimõtteliselt igal pool püssipauke stardipüstolist ja siis salvestanud need püssipaugud ja selle kaudu ta siis mõõdab ruumi akustikat,
järelkõla pikkust ja teeb oma analüüsid selleks, et ruumi siis nii palju parandada kui vähegi võimalik, kui see peaks vajalik olema. Palju neid püssipauke sinu valdusesse jõudis? Ma tegin selle file count'i, mis mul oli selles folderis, väga hea ingliskeelne. Ja siis neid faile oli selles folderis 1500 tükki. Et seal vist olid mõned pildid ka, aga sisuliselt neid oli ikkagi palju. Ja tõenäoliselt neid kõiki siia ei mahtunud? Siia esimese hooga mahtus umbes 20 tükki. Ma võin sellest protsessist ka natukene rääkida täpsemalt, et alguses kuulasin neid pauke läbi ja mõtlesin, et okei, et mis ma siis nüüd nagu peale hakkan sellega. Aga siis ma natukene oma akustikaalasid teadmisi täiendades lugesin, et igas ruumis on ikkagi sisuliselt olemas oma resoneeriv sagedus või vähemalt resoneerivad sagedused, mis tekivad siis selle tõttu, et heli kahe paralleelse seina vahel põrkub ja siis mõned sagedused lihtsalt joonistuvad paremini välja kui teised. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et mul on need paugud, et järelikult ma peaks saama iga selle ruumi kohta, kus see pauk on tehtud, peaksin saama justkui selle ruumi kõla välja. Ja siis ma tegin graafilise sagedusanalüüsi nende paukude kohta ja avastasin, et saabki nii. Ja siis ma lõikasin selle sageduse välja, sain sellise siinuselaadse heli. Neid oli seal alguses, loo alguses oli väga palju järjest kuulda. Ja siis hiljem ma juba muutsin neid nii palju, et nad võib-olla nii hästi enam nagu püssipaukudena ei kõlagi. Aga sisuliselt selles loos on 95% juures umbes on kõik sellest püssipaukudest pärit. 5% tundmatud aineid? Jah. Tahab äkki küsida keegi selle teose kohta, enne ma küsiks ruumide kogemuse kohta. Ja me saime teada, et 95% on püssipauke. Et millised instrumendid siis sa 5% heli tegid? Lisaks veel relvadele? Lisaks püssipaugu salvestamise puhul üks suuremaid probleeme, mis mina nägin, oli see, et ei olnud madalaid sagedusi. Esiteks püssipauk ise ei tekita madalaid sagedusi ja siis need üksikud, mis sealt salvestuses nii-öelda sellest ruumist tekivad, need on jällegi liiga nõrgad. Siis mõned madalad sagedused ma nii-öelda aitasin pisut välja. Lihtsalt. Ja ülejäänud 5%, millised instrumendid olid neid veel? Vot instrumente otseselt ei olnudki, et ma kasutasin täpselt samamoodi, ma üritasin leida võimalikult sarnase heli, nagu on see samast püssipaugust saadud heli ja ma lihtsalt mängisin sisuliselt nagu madalaid noote juurde, et aidata seda heli süntesaatoriga. Võlts püssipaugud olid need? Jah, võlts püssipaugud, täpselt. Kas on kõlanu kohta veel küsimusi? Nii, miks mikrofon siia poole ka? Tähendab, kas selle ruumi kohta, milles me praegu viibimine, on ka analüüsitud seda akustilist, on selle ruumi kohta ka tehtud seda akustilist analüüsi ja kui kas siis oma teost kirjutades te kuidagi mõtlesite ka selle ruumi akustiliste võimete peale? Ma otseselt nüüd ei tea, kas sellest ruumist on tehtud püssipauk. Linda teeb niimoodi. Ei ole. Järelikult ei ole tehtud sellest analüüsi. Küll, aga ma käisin siin mõned nädalad tagasi vist ja tegin paar plaksu ja enam-vähem kujutasin ette, millega mul tuleb justkui vastu või niimoodi silmitsi seista. Samas selle teose puhul on see,
et ta tuleb ikkagi ettekandele veel mõnes teises kohas, et ma ei saanud nagu liialt arvestada sellega. Sellepärast ma keerasin ta natuke valjamaks lihtsalt, et ta suruks läbi selle ruumi naturaalse järelkõla pisut. Ja järgmine küsimus on selja taga. Aitäh. Kas on mingi tulevik sellele teosele või plaanis edasi arendada seda mitte musikaalset muusikat või seda tehnikat? Vabandust. Ma ei saanud väga hästi küsimust aru. See kukkus natuke halvasti välja. Mitte musikaalsest algest tehtud muusikat? Jah. Et kas teil on plaanis seda tehnikat, mida te kasutasite, edasi arendada ja veel midagi luua sarnast? Kui mul lubatakse, siis me jõuame selle kohani, miks on selle RED lõpus 1. Kuna seda materjali on lihtsalt kohutavalt palju ja ma tegin selleks, et see 9-minutine või 9,5-minutine jupp kokku panna, ma salvestasin kuskil peaaegu 4 tundi materjali, et siis tuleb 2 ja 3, 4. Et ilmselt tuleb midagi, jah. Aga selle saali akustika, kuidas siis selle tööga tundus, et on siin, tasuks siin teinekordki teha mingit sellist teost või sa olid lihtsalt sunnitud selleks ja tegid selle pärast selle siin? No ma olin sunnitud ja tegelikult see ruum justkui võimaldab teha praktiliselt kõike, et siin tõesti saab kammermuusikat väga hästi mängida ja kõlaritest tulevat muusikat samamoodi lihtsalt. See sõltub pisut võib-olla sellest materjalist, et kui on tihedalt madalaid sagedusi, siis läheb võib-olla natukene keeruliseks, aga üldiselt peaks toimima. Aga teistes ruumides, kus sa tihtilugu ka elektroonilise heliga tegeled, Sinilind ja Puudel on need kohad, eks ole, nagu ma olen lugenud, et kuidas nendes töötad on? Pean ütlema, et mõlemas väga hea, selles mõttes, et Puudlis veel eriti, kuna tegemist on väikese ruumiga ja palju on tavaliselt inimesi ja palju on veel akustilist energiat söövat materjali. Ehk siis, et sisuliselt see toimib väga hästi. Samamoodi Sinilinnus. Et see suur saal, mis on küll kahjuks sellise ristkuju, või mis selle nimi siis on, ristküliku kujuline, võiks justkui eeldada, et on nagu kehv akustika, aga tegelikult toimib väga hästi. Mis kõige halvem ruum on, kus sa oled pidanud oma aparatuuri üles panema? Kõige halvem ruum on võib-olla üks Rotermanni kvartali hoone tuleb kohe silme, et seal oli kunagi üks mingisugune moeteemaline üritus, kus pidin mängima muusikat ja seal on betoonseinad, see on vist kuidagi nagu poolelisti korda tehtud, see on see, mis on Coca-Cola Plaza taga, korda tegemata maja ja teisel pool on see Vapiano kuskil seal kohas. Et arhitektide rahustuseks võib öelda, et mitte uus maja? Mitte uus maja, täpselt, siis ma üritasingi nagu välja tulla sellest praegu. Et see on nagu korda tegemata ja seal oli tõesti põhimõtteliselt betoonseinad, hästi kõrge, hästi suur, hästi pikk ja kõik seinad on paralleelsed, laega kaasa arvatud ja siis seal oli praktiliselt võimatu üldse midagi teha. Et see on kõige kehvem. Minul on veel andmed ühe keerulise akustilise ruumi kohta. Ma ei tea, kas sa selle töö lõpus vastu võtad või mitte, aga ma tean, et sul on tehtud pakkumine Kadrioru lossi saalis teha üks selline, mis seal täpselt teha tuli, aga igal elektrooniline set tuleb sinna püsti panna ja mina olen seal istunud, kuulanud kammermuusikat ja kui ma olen läinud 3. reast tagapoole, ma ei ole üldse midagi aru saanud, mida klaver mängib. Et kuidas sa seal tahad ellu jääda? No, ma võtsin selle vastu, jah. Väga hea. Aga ma kavatsen selle kavalalt lahendada, et ma võtsin endale abiliseks Kirke Karja, kes on pianist ja siis minu ülesandeks on see muusika 3. reast kaugemale juhtida. Täpselt. Kas on küsimusi?
elektroonilise heli, ma kujutan, levimise kohta ruumides võiks kõike küsida selliselt praktikult. Muidugi. Jah. Kui mina seda lugu nüüd kuulasin, Nii. ma ei tea, kas ise nägid sõid seinaga, siis minul automaatselt läksid silmad kinni ja ma nagu esimese mingi 5 sekundiga unustasin selle reaalse ruumi ära. Ja siis mingi hetk, kui käisin Sibas, siis ma mõtlesin, et hetkeks tulin nagu see tagasi, vaatasin, et kas nagu mina olen ainus, kes on nii teises maailmas. Ja vaatasin, ei, see Prants on ka silmad kinni, kõik see taga on ka natuke niimoodi kuidagi konksus, on ju, et mul tekkis näiteks hoopis teine maailm ja kui sina sellist teost lood, et kas sul on ka mingi teine maailm või keskkond silme ees, mis sa tahad, et see lugu annaks edasi või see on mingi väga individuaalne asi? Loomulikult, selles mõttes, et selle konkreetse teosega oli üsna keeruline, sest väga raske oli just ka mõtestada seda, et kuidas panna need püssipaugud mingisugusesse konteksti, mis mulle midagi tähendaks või ühesõnaga, et minu jaoks see protsess oli just kui nagu päris keeruline. Samas siis ma mõtlesin, et okei, et need püssipaugud on tehtud hoonetes, hooned asuvad linnas ja siis läks lahti nagu selles mõttes, et nagu siis ma lihtsalt tegin öösel stuudios akna lahti ja kuulasin, mis seal toimub ja siis nii sai. Nii, ma tänan. Aitäh!